ma teen nüüd otse ülekande oma autost, sellepärast et mu laps läks esimesse klassi ja nii ma olen töötanud 11, 12, 13 aastat kodus, mis on minu lemmikkeskkond. Nüüd ma töötan siin ja ma pean natukene kohanema sellega. Mu laps käib Mustamäel koolis ja ma olen oma ülikooli, Tehnikaülikooli parklas. Mõtlesin minna raamatukokku, aga enne tahtsin ma teha valmis oma hommikuse päeviku kirjutamise. Ja mida ma täna kirjutasin, oli see, et minu suur miks, mille ma uuesti tahtsin lahti poleerida ja vaadata ja esitada endale küsimusi, hästi sügavaid küsimusi. Miks ma teen igasuguseid sündmusi, kursusi, e-kursusi, miks ma kirjutan raamatuid, teen festivale, miks ma kirjutan artikleid, teen veebiseminare, miks? Sellepärast, et kui sa tead, mis on sinu miks, siis ei ole küsimus, kui palju sa oled maganud või kui mugavalt sina ennast täna tunned või kui mugavalt sa ennast tunned mingites esinemisolukordades või kuskil. Sa lihtsalt teed neid asju, olenemata ebamugavusest. Ja minu jaoks oligi üks huvitav mõte täna see, et ma olen pikalt mõelnud, kas peaks olema mugav, sest et mingis mõttes me seda tahame. Siis aina enam räägitakse ühest raamatust Viktor Frankl, Men's Search for Meaning, kes on üks juudi psühhiaater, mitte vaid kes elas Teise maailmasõja ajal ja viidi koonduslaagrisse. Ja ta ütles, et need, kes kaotasid selle nagu suurema mõtte või eesmärgi või kes kaotasid selle, ei näinud sellel elul sisu nagu nii rasketes tingimustes, nagu seda on koonduslaager, siis nemad ka peagi surid. Ehk siis meil on vaja sellist eesmärki, mille poole me püüdleme. Ja ükskõik, kui raske see on, kui meil on eesmärk ja siht ja inglise keeles purpose, nagu selline mõte, elumõte või see elumõte võib olla ka nagu lühikesema aja peale. Näiteks kui ma siin Tehnikaülikoolis käisin, siis oli minu elumõte siin oli saada ikkagi diplom kätte ja see nagu siht siis võib-olla eesti keeles. Ja kui seda sihti ei ole, mis võib juhtuda siis nii rasketes tingimustes, aga ka sihi poole pingutades on tegelikult hästi oluline see, et raskustega ka toime tulla. Ja sellepärast ma aeg-ajalt, nagu ma ütlen, poleerin oma miksi, või seda nagu suurt põhjust, miks ma midagi teen, mida ma teen. Et ma ise teaksin, sest kui läheb ebamugavaks, kui on vaja investeerida raha selle jaoks või kui on vaja enda mugavustsoonist välja astuda, siis on mul teada, mis see suurem point on selle taga. Ja inglise keeles nimetatakse seda why, aga eesti keeles võib-olla siis suur põhjus või midagi sellist. Ja ma vastasin 5 küsimusele 1, 2, 3, 4, 5. Miks mina teen neid asju, mida ma teen? Ja esimene vastus algab sõnadega sest ma. Sest mina tahan inspireerida inimesi elama oma südame järgi, looduslähedaselt, teisi ja ennast austavalt ja armastavalt, stimulantide, tuimestite ja segajate vabalt. Täites oma missiooni, tundes end oma elu sõiduvees õide puhkenuna. Umbes nii, et seda kõike on elul pakkuda. Kohe praegu, mitte kui on raha või kui on pension või kui on mees või kui on reede või kui on puhkus. Kohe praegu võib elada nii, nagu sina tahad. Elu on väärtuslik ja ei tahagi sellest puhkust võtta või end uimastada või tuimestada. Elu on ilus, elu on võimalus. See on südamest südamesse suhted
töö, mida armastan ja maksimaalne tervis, see kõik on võimalik. See oli minu vastus esimesele küsimusele, sest ma. Teine küsimus. Sest ma arvan. Sest, ja minu vastus oli selline, et sest ma arvan, et elul on meile nii palju võimalusi ja kingitusi. Peame ainult julgema valida ja usaldama end ja elu. Mis on see vastus sinu? Või kuidas sa jätkaksid seda lauset, mis algab, sest ma arvan. Kolmas küsimus läheb juba rohkem emotsionaalseks, sellepärast et ratsionaalsed põhjused, koolidiplom tegelikult on väga ratsionaalne põhjus. Selleks, et viitsida seda ära teha, sest Tehnikaülikoolis oli minu jaoks väga raske õppida. Matemaatika, kõrge matemaatika oli minu jaoks raske. Mõned ained olid väga igavad. Aga selleks, et läbi nende tulla, peab olema sul mingi emotsionaalne põhjus. Ja iga põhjuse taga on mingi emotsionaalne põhjus. Iga asja taga, mida me teeme, kui me ostame, ma ei tea, bensiini või läheme lõunasööki ostma, alati on mingi emotsionaalne vajadus, mida me sellega rahuldame ka lõpuks. Ja see küsimus, kolmas küsimus, algab, sest ma vajan, sest mina ise vajan. Sest minu vastus on see, sest ma vajan vabadust. Olla armastatud sellisena, nagu ma olen. Olla terve, puhanud, energiline, elurõõmus. Teha tööd sellise sisuga ja sellisel ajal ja kohas, isegi autos, või sellises formaadis. Ehk siis kas tööl käies või oma ettevõtte alt tegutsedes, nagu mina tahan. Ma vajan vabadust valida, jagada mõtteid, realiseerida oma ideid, projekte, elada oma unistuste elu. Neljas küsimus algab sõnadega, sest ma tean. Ja see on nüüd jälle see emotsionaalne, millega peaks me nagu siit aju eesosast tulema rohkem sissepoole. Nendele küsimustele vastuseid otsides enda seest. Sest ma tean. Ja minu vastus, sest ma tean, et see on võimalik. Selline elu, millest oleme unistanud, süda rõkkab ja hing on rahul. Ja 5. küsimus ülesanne on see, et leia nüüd nendest kõikidest, mis sa ise kirjutasid endale. Loe nad läbi ja leia üks märksõna või üks lause või üks sõnapaar, mis on see, mis iseloomustab seda suurt pealkirja, et miks ma teen seda, mida ma teen. Siin tuli natukene erinevaid, aga ma esimesena leidsin selle, et unistuste elu. Sest mina ise tahan elada unistuste elu ja sellega ma näitan ette, et see on võimalik ja sellega ma inspireerin sind ka, nagu kõiki inimesi. Sest issand jumal, kui kõik elaksid sellist elu, mida nad armastavad ja teeksid vabal ajal oma tööd kas või autos või teeksid nagu, tuleksid läbi igast ebamugavusest lihtsalt sellepärast, et nad teavad, et unistuste elu on võimalik ja unistuste elu ei pea olema mugav. Mõnikord see on väga-väga raske, seepärast, et sa pead uskuma rohkem, sa pead leiutama seda teed rohkem, pead usaldama rohkem ennast ja oma elu ja ei ole lihtne vahetevahel. Ja ka negatiivsetes asjades head näha. Näiteks nagu mina, kui ma mingi etapi oma elus läbi olen teinud, siis tuleb päike välja ja siis ma tavaliselt kirjutan selle raamatuks või võtan selle kuidagi kokku, nii et ma saaksin neid õppetunde, neid teadmisi, kogemusi jagada ka teistele, ka sulle. Minu miks? Või vastus minu miksile, miks ma midagi teen. Minu suur põhjus on see, et kõik saaksid elada unistuste elu.